Järgmine ülesanne lihtsusta avaldis ja see avaldis on irratsionaalne. Siin on kasutatud ruudjuur. Kui me lihtsustame irratsionaalavaldis, siis me peame teadma, et kui meil on lihtsalt täht K, siis see K saab esitada nagu ruudjuur K ruudus. Et see meetod me kasutame, kui see on vajalik. Kuidas me alustame lihtsustamist? Esimene tehe me teeme sulgudes, teine ei ole sulgudes ja kolmas tehe korrutamine. Alustame esimesest. Ma kirjutan siin 1 nimetaja. Me liidame ja lahutame murrud nii, et me leiame ühest nimetajat. Mõne nimetaja antud juhul selline, et esimese muru nimetaja, teise muru nimetaja ja kõik. Nüüd me laiendame. Esimene murd me laiendame selle osaga, mis puudub tema nimetaja. Samamoodi teise nimetajaga. Ja kolmanda murru me laiendame terve nimetajaga. Teen korrutised. Nüüd ma avan sulud. Natukene siin kirjutan, et see tegelikult siin on valem. Et see on ruudjuur K ruudus -1 ruudus, mis annab meile K -1. Ma edasi kasutan seda. Ma kasutan sulude avamiseks siin ja siin valemit. Ruudjuur K ruudus pluss 2 ruudjuur K pluss 1 ruudus, no see on lihtsalt 1, miinus, siin ma jätan sulud, kuna miinus ees. Ma ei kiirusta. Ja siin 4K ruudjuur K miinus 4 ruudjuur K. Nimetaja on selline, kui ma avan sulud. Teen sulgude avamist lõpuni. K pluss 1 miinus K pluss 2 ruudjuur K miinus 1. Kaks ruudjuur K pluss 2 ruudjuur K miinus 4 ruudjuur K. Ma koondan. Koondan K 1 ja miinus 1. Ma koondan K ja miinus K. Mul jäi lõpus ainult 4 K ruudjuur K üleval K miinus 1 all. See oli esimene tehe. Nüüd teine tehe.
kuna siin on vahe, miinus, siis me leiame ühed nimestajad. See on ruut juurde k. Ruut juurde k. Esimene muudest me laiendame ruut juurde k-ga. Siin on ühega. Ruut juurde k ruudus miinus 1 ehk k miinus 1 jagatud ruut juurde k. Kolmas tehe. Korrutamine. Võtame esimene tehe. Ja korrutame teise tehe tulemusega. Taandame siin ja taandame siin. 4k on meie